Triibupasta analüüsib Eesti värskemaid laule. Meil on 2/3 kollektiivist Triibupasta. Ja täna meie analüüsime, kas Eesti värskemad hitid kruvivad või ei kruvi. See algus oli väga palju lubav. Väga palju. Aga suvekas, kindel suvekas. Ei no, selles mõttes, et kui juba käes on suvi vaata, siis on juba reedab ära, mis looga nagu tegemist. Siis ta võiks juba olla suve lugu tõesti. No ei kannata, olgem ausad. Täielik prügi. Ei no see on Markost väga prätt, et sükke lugu teha nagu. See on nagu, ütleme, põksub väga näissid. Haiged äädliidid on sees. Väga haiged. Oh yeah! Väiksed vibrato, need sellised nüansid on ka väga head. Minu arust on kogu aeg semi-cool. Ta ongi see camp, vaata. Võib-olla siis enda teadmata, aga ta on mingis mõttes nagu nii halb, et ta on nii hea, et see sellepärast kruvibki. Ja pluss no see on ikka ilge tegelikult, olgem ausad. Sest et nii palju mingid ahaha mussi mingi 10 aastat tagasi oli küll, võib öelda, see juba eos läheb. Et ta oli nii halb, et ta oli nagu actually hea. Need mingi spordipäev ja mingid siuksed lood, vaata. Aga no see on ju täielik lood. Ei ole vaja mitte midagi öelda nagu. Kuule, ma ei tea, Marko kruvib. Marko kruvib alati. Ei kruvin. Oh yeah! Asu mõistmine on teadus. Ilus jutt mind ei peibuta, kuid su staatus hiduta. Mees, Mato on Eesti JB. Eesti JB. Pane, kuulame edasi. No okei, see kruvib. Mind isegi ei koti, mis need sõnad on, aga beat on nice juba. Tämber ja väga nice hääl. Aga paraku see lüürika veits jääb nagu vaimuvaeseks. Mind isegi see lüürika ei koti. See beat juba oli nii norm. Natuke võib-olla pani põksuma juba. Tal keegi juba teine, töötas. Et produ töötab tegelikult hästi. Võib-olla need kuradi transiliidid natuke on üle kasutatud. Eks ma arvan, et ta peab veits tegema ja siis ta leiab selle. Aga ma ei tea, minu arust nagu põksub normaalselt. Küll kunagi tulevikus kruvib kindlasti. Praegu ei kruvi. Minu mul kruvib, no. Ei kruvi. Lõpet ära, noh. Pange see Uku suviste vangi juba. Tegi väikse EDM klassiku meile. No okei, kui see Elmarist tuleb, siis ma kuulan. No see on mingi Elmari õhtu. No samas, kui ta seal Elmaris põksub kuskil õhtul, siis jää küll kruvib. Selle nagu generatsiooni vennas. Tuli välja uus Alma, kohupiim. Karamelli maitsega, Uku suviste tegi laulu. Kui kuskil mingi autos põksub, on võib-olla mingisugune mingi õhtupoolik, mingi päike loojub, vaata, ja siis sa mingi pead Tallinnasse või Tartusse sõitma või ma ei tea, mis iganes, kuskilt sõidad nagu tagasi kodu poole. Ja siis see käib seal kuskil Elmarist. No siis okei. Siis kruvib võib-olla tõesti, jah. Aga niimoodi, et ma nüüd istun siin arvutil taga ja ma nüüd olen mingi ops, ma panen Uku suvist, et never. Sorry. See EDM-i ajast oli ju nagu nii ammu, nagu see peak aeg, vaata, kus olid mingi hardwellid ja kõik Dimitri Vegas, Like Mike ja kõik. Mingi 2014 outro mussi. No veits viskab küll, jah. Et noh, võib-olla sellele mussile on ka millalgi aeg tagasi tulla. Ma arvan, et kui see oleks mingi ala, ongi Martin Kärikse lugu, see läheks nagu lakkevat, eks, et see mõttes. Äkki Uku mõtles ka, et äkki Uku, käis Martin Käriksit kuulama. Käis korra Tartus ära ja siis tegi sellise loo kohe. Tahtis, et keegi vaataks talle silma. See käik on natuke nagu liiga klišee, eks, aga no jällegi, ma ei tea, mulle kruvib. No ta töötab selles. Ma olen päkis ja ma smoogin backwoodi. Võtsin suure mahvi ja ma hotboxin ruumi. Ta kõlab nagu veits see juba kruvib, sorry. Veits siuke värise väel, nagu prooviks esimest või teist korda autotune'iga mingid asju teha. Aga samas võib-olla beat on juba hea, nagu ma mind juba need sõnad ei koti. Ja vinks-vonks ja läiki. Ta veits ongi karvan, aga see teebki sellest nagu selle, et annab mingi stiili sellele, et see on nagu beat oli juba hea. Nii pudel otsas, nii et järgmist lahti teeme. Kõigest must on suval
kui Delfi teeks XXL Said Freshmani, automaksu teate just siis sinna hulka kell 8:30 või? Chillin. Piin teer ta anda, et noh. Mul oli mingi paar päeva tagasi sama teema. Rolli Louti. Kes meil nüüd veel on? No, aga seda kannatab, jah? Triibupastat me ei pane, aga ilmselt oleks meie ka seal. Ma ei tea, Snow ma paneks. Snow on ka väga nice. Ma paneks tegelikult ongi 4. Lil Dilli ja ma paneks 5. võib-olla White Girl. Paljud räpparid on teinud nagu selle mingi SoundCloudi era läbi ja siis läinud siis nagu pop-maastikule. Et see on just nagu oluline, et seda sükest mingit underground värki ka tehtaks. Et jääksid enda juurte juurde mõned inimesed ka tagasi, kes teevad seda hästi, et hoida seda asja seal üleval, et mina seda, millal see räpilaine võib uuesti täiesti sükse buumi teha. Chillini reede kruvib. Chillini reede kruvib. Hei, kõik on selge, kuidas tookord kohtudes. No see on jälle mingisugune... Ei ole või? Ei ole või? Canon. Elmar plahvatab, kui nad saavad seda laulu mängida. No on küll, jah. See on jälle mingi Elmari lugu, jah. Me ka väga hea top-line'iga nagu. Siuke... Kuidagi nagu, et... Autos sõites, no las ta siis põksub, aga... Kuidagi nagu poeb hinge vahel. No see me ei kuuleks, mul ei kruvi, sorry. No lihtsalt mingid asju... Vanad Shannoni lood on kõvasti paremad minu meelest. Ma ei tea, minu arust on siuke asi, et nad nagu suudavad kuidagi teha need asjad. Mingid mojitod ja asjad. Nood olid küll tabel ju kunagi. Kui te miskid seal on, oskavad panna hästi kõlama asjad. Ei, ma ei tea, minu arust on tegelikult on cool, töötab hästi. See Grete Paia sisse tulemine oli tegelikult... Mojito oli Smilers või? Kuule, ärva hakka nüüd kõle. Ma ei tea, ma ütleks kruvib. Ma ütleks ka, et kruvib. My bad. Kohe klikib mingi asjade peale. Elina Natšajeva. Mingi ülituttav meloodia. Selle lood on aeti mingid täielikult prügid minu meelest. Ta ei oska üldse laulda minu meelest. No, ma kuulsin sükest asja, et see lugu salvestati koos siis mingi Varssavi. Aga noh, ma ei oska hinnata tõenäoliselt seda. Orkestriga ja selle alla läks mingi üüratu kogus papp. Aga noh, eks ta on see mingi enda moodi muusika, vaata, mida sa pead oskama kuulata, vaata. Veits liiga selle coveriga oli mindud liiga seifilt minu arust, et oli lihtsalt see, et on Elina, on see cover ja on juba teada, mis sealt tegelikult, mis sellega tehakse enam-vähem. Et võiks olla... Coverit ja üldse on mingi suht gei minu meelest. Mingi asi, et ma ütlen, vau, Elina Natšajev tegi siukse asja, pani selle asja teistmoodi pöörlema, noh siis on... Siuke mingi extra spice. Ma ütleks ka praegu kuidagi ei olnud päris see, mis ma nagu ootasin. Selle orkestri aspektist. Aga ma kujutan ette inimesi, kellele see väga meeldib sellisena. Aga mingit ooperit kui sellist ma ei oska üldse hinnata, nagu ma pole kunagi kuulanud sellist asja, ei tea. Palju veel on? Lapse põlves samad hais taga istmel 30-ndates istus sisse. Mona Lisa on maal, ta ei vasta telefonile. See on tegelikult üks nali, siin ei ole sõnu veel. Mona Lisa on maal. See mul oli kunagi mingi koolis mingi rõve, siuke dad joke, vaata. Väga reketi flow. See oli äge, see oli nagu mingi Eminem. Mis te pesete siin juuksed või? Ei, see on parukas. Viiniklassikutest juttu küll ei ole siin, aga reede õhtul klassika on ikka viin. Ikka viin, lapsi lasteaeda viin ja toon. Veits on raske. Ma ei tea, mingi naljaga on võib-olla ka see, et sa pead nagu aru saama, millal sellel naljal mingi piir jookseb. Võib-olla me pole see publik lihtsalt. Ja minu arust jälle täpselt siuke asi, mis nagu need mingid referentsid vist odavad. Lihtsalt odavad nagu viin ja toon ja ikka kuradi reedetul viin. Natuke oli raske, aga võib-olla see ongi lihtsalt Meltsi taotlus. Nii et ma ütleks praegu, et ei kruvi. Ma ütlen ka praegu, et ei kruvi. Mulle see lugu meeldib. Natuke ebamugav praegu. Kogu Maarimaa teeb hääti. See lugu Nublu ja Epliku see uus see mulle üldse ei meeldi. Seal üks lugu on, mida nagu kannatab kuulata, aga ülejäänud on mulle ei null lihtsalt.
Siis kuidagi, kui ma teist korda kuulasin, kolmandat korda seda lugu, siis seal üks lugu on küll, mis on okei nagu. Aga ma ei mäleta selle loo nime enam. See produ on ka väga lahe. Tegelikult süke McGeelik, süke nagu kida, mingi riff, mis seal on, töötab väga hästi ja see funkiness on nagu täpselt seal õiges kohas. Vaiko oli nagu nii võõras alguses seal teises versis, kus ta lennab sinna sisse. Kulub tuul või? Võib-olla jah. Üks lugu on nagu okei neil. Aga see ongi see nupsi värk, et lihtsalt need ongi growerid. Alati on niimoodi olnud ja nii peabki jääma. Ja minu arust see oli ägedad meloodiad, väga kaasahaaravad. Veits võib-olla ongi see, et kui kaks geenust saavad kokku, siis tuleb kohe nagu siuke nagu mingi eelhinnang, et see peab olema mingi väga haige asi, eks ju. Jah, ma ei teagi, minust on nagu äge. Aga see mõttes, et kuidagi alguses jah, ta ei mõjunud nagu päris nii, aga nüüd, kui ma olen nagu järgmised korrad kuulanud, siis ta ikkagi nagu on päris lahe ja puudutab kuidagi. Minu arust on väga suvekas. On cool. Mis ma nagu avastasin ka enda jaoks, on nagu, seal on nii palju neid back-vokse, mis nagu kuidagi alguses mõtled, mis plönn seal taga on, aga tegelikult saad aru, seal on nii palju kihte ja kuidagi annavad selle jõulisuse ja lihtsalt see sõnum on ka nagu tugev, puudutab. Nii et tipus ulub tuul, kruvib mulle. Mulle ka. Nüüd hakkame kassima. No nii, hopsas saa, selline sai siis tänane episood. No julgelt pooled hinnangud olid mööda, aga ikka juhtub.